Tere! Mina olen Heigo Mölder ja ma tahan teile täna tutvustada oma Nixi Tube kella. Et kohe räägin skeemist lähemalt. Nii. Tegemist on siis lampkellaga, mille tööpõhimõte või skeemilahenduse ülesehitus on suhteliselt lihtne. Et meil siit paremalt poolt ülevalt nurgast tuleb siis sisse 230 volti, millele järgneb 1 amperine kaitse, kust siis edasi jagatakse toitjapinge 2. Et meil on esimene trafo, kus tehakse 230-st tehakse 15 volti ja teine trafo, kus tehakse 230-st 170 volti. Nii kui siit trafost tuleb nüüd neil 15 volti välja, siis see 15 volti alaldatakse ära, siin on üks pisikene musta värvi alaldi. Et see tehakse siis alalispingeks. Kui see 15 voldine alalispinge jõuab nüüd järgmisena siis edasi pingestabilisaatorisse, kus siis tehakse see 15 voldine alalispinge väga stabiilseks 5-voldiseks pingeks. Nüüd see 5-voldine pinge siis läheb edasi resonantsahelasse, kus hakkab siirdeprotsess kondensaatori ja pooli vahel. Ja see resonantsahel siis ajab resonantsi meile selle trükkplaadi südame ehk siis kvartsi. Ja kui see kvarts on nüüd resonantsi läinud, siis tuleb siit väga stabiilse sagedusega signaal välja, 32 kHz-ine 5-voldine signaal, mis siis jagatakse omakorda nende elektrooniliste kividega ülevalt alla, nii et viimasest kivist tuleb meil välja täpselt 1 Hz sagedusega 5-voldine signaal, mis siis läheb läbi nende takistite ja millega juhitakse omakorda transistore. Ja need transistorid lülitavad meil siis sellest trafost välja tulevat 170 volti, mis siis omakorda alaldatakse ära läbi alaldi. Nii et lampi tuleb meile alaldatud 1 Hz sagedusega 170 voldine signaal. Et see tähendab siis, et esimene number näitab meil siis sekundid, järgmine number näitab meil siis igat 10 sekundit ja siis on minutid ja tunnid. Et trükkplaat näeb meil altpoolt välja siis selline. Siin on hästi palju peeneid radasid, aga peab meeles pidama, et siin on siiski suhteliselt kõrge pinge, 170 volti, mis ei ole nagu väga tüüpiline sellistele elektroonikaskeemidel. Et tänapäeval igal pool kasutatakse nagu 5 volti põhiliselt. Et selleks, et neid lampe hästi näha, siis ma panen korra tule kustu. Nii. Praegu on meil siis kellaaeg 9 tund ja 29 minut ja 13 sekund. Et tegemist on siis Nõukogude Liidu poolt välja lastud IN12B tüüpi lampidega. Et need e-paist ostes maksavad umbes kuskil 3 eurot tükk. Et on olemas ka selliseid suuremaid ja võimsamaid lampe, näiteks nagu IN18, mis on nüüd muidugi oluliselt kallimad, et need maksavad kuskil mingi paarkümmend eurot tükk, et e-paist ostes. Et ma esialgu läksin nagu sellise odavama lahenduse peale, et võtsin need 3 eurosed lambid, sest ei olnud päris kindel, et mu see skeemilahendus nagu tööle hakkab, aga õnneks hakkas nii, et selles mõttes on kõik hästi.